Tere, head sõbrad ja tere tulemast järjekordsesse kohvipausi saatesse. See aasta neid on juba mõned toimunud ja tulevad veel ja veel põnevamate külalistega. Ja täna on minuga siin Turundajate Liidu tegevjuht Anniken Haldna. Tervist! Tere! Rõõm on sind näha meie kontoris. Ma tean, et sa oled juba mõned korrad meil siin käinud, aga täna hoopis teises formaadis. Tõstsime lauad kontorilaua teemale, et pisike kohvipaus maha pidada. Ilma kohvita muidu. Ilma kohvita, kohvi pakud, joome vett. Ei ole midagi. Ja. Enne kui me läheme selle mõtte juurde, miks ma sind külla kutsusin, võib-olla räägid sa paari sõnaga sellest, mis see tuli üldse on. Ja tuli nii hea ja mul on nii hea meel, et sa ütled tuli. See on olnud üks suur teekond. Ma olen olnud tegevjuht siis peaaegu 6 aastat. Ja me oleme tegelikult siis Eesti Turundajate Liit mittetulundusühing, meie ametlik nimi. Ja me oleme kõige suurem turundusvaldkonna erialaliit. Et alguse sai ta tegelikult 90ndatel agentuuride liidust ja nüüd ta on siis kasvanud 135 liikmeliseks Turundajate Liiduks. Ja hästi unikaalseks teeb meid see, et meil on nii nagu kliendid, ka agentuurid ühes liidus koos. Kõik turundusvaldkonna spetsiifika üritustest, disainist, kommunikatsioonist, reklaamist, kuni siis suurte klientideni nii erasektoris kui ka siis avalikus sektoris, et mõned liikmed on sealt ka. Nii et kõik on ühes koos ja see on selline mõnus seltskond, kes siis korraldab koos üritusi, häid tavasid paneb paika. Me hakkame hangetest rääkima, seal meil on omad töögrupid ja omad juhendid, mis me oleme loonud valdkonna jaoks, nii et me teeme palju asju ja üritusi korraldame ka. Kõige tuntum kindlasti on Kuldmuna, mille kaudu siis Turundajate Liitu kõige rohkem teatakse. Väga hea. Meie oleme ka tuliliige ja päris pikalt juba olnud, isegi me ei oska seda algusaastat öelda. Vaatasin üle 2018. No näed, 2018. Kui me mõtlemegi nende peale, et on seal agentuurid, on siis kliendi pooled, et küsin niisuguse küsimuse, et miks peaksime olema tuliliikmed? Meie teeme põhjust, aga võib-olla sina ütle põhjus. Miks peaks olema tuliliige? Ma arvan, et see on iga liikme jaoks natukene erinev, miks nad on tuliliikmed ja ma arvan, see on hästi oluline leida see enda miks ülesse. Et see, mida me väärtusena pakume, on hästi lai ja hästi selline võib-olla mõneti ka abstraktne, näiteks kui palju kasu saab näiteks keegi just, et me tegeleme riigihangete parandamisega, kui ta kunagi riigihangetel ei osale ja sellega ei seostu. Et leida näiteks mõned oma nüansid, kas oled Kuldmunaga seotud, meie üritustel tahad käia, seminaridel käia, tahad oma kollektiivi koolitada, et kuna selle liikmetasu eest on nagu piiramatu ligipääs meie seminaridele, meie workshopidele, et siis ma arvan jah, et see nagu enda asja leidmine on hästi oluline ja mul on nagu väga hea meel, et nii palju liikmeid on leidnud selle tee. Et taaskord 6 aastat tagasi oli 40 liiget, siis kui teie liitusite, nüüd on meil 135, et see näitab, et sellel on nagu suur väärtus. Ja teine asi ma ütleks, et mis on kõikide hüve, mida Turundajate Liit kõikidele pakub, on siis meie uudisteportaal. Üks väheseid nagu uudisteportaale, jah, ta küll kui turundusuudiste keskne, aga kui me mõtleme, palju meil üldse on tasuta meediat näiteks saadaval, mis on nagu kvaliteetse sisuga, mida kirjutab professionaalne ajakirjanik, et seda on väga vähe, nii et see on suur väärtus. Et sa saad tulis lugeda mitte ainult turundajatega seotud infot, vaid ka tippjuhtide intervjuusid. Jah, seal on ka turundusküsimused sees, aga need on tõesti nagu elust-olust maailmast kõigest iganes ja see on väga suur väärtus ja seda me näeme kas või meie nagu tuli külastajate peale. Meil ei ole nii palju turundajad, kui Turundajate Liidu lehel on lugejaid, ütleme nii, ja tuliportaalil. Seda on ainult rõõm kuulda. Jah. See on tõesti üks väärtus omaette minu meelest, et seal kodulehel või ütleme seal uudisteportaalis seda infot nii-öelda kätte saab ja tegelikult küll on siin ka helistatud ja best marketingid ja muud sõbrad ja tegelased, et küsid, kus oma turundusuudiseid saad, siis mul on hea meel tegelikult on öelda, et tuli käest saan. Et tegelikult nii see on. No see on suur, muide ma ütleks ka, et see on nagu, mis me teistele liitudele, kuna me tuli kuulub ka teistesse Euroopa ja maailma liitudesse koos teiste liitudega, eks on ju, samaväärsetega. Nad ütlevad, et mis on nagu kõige väärtuslikum nõuanne, mis ma ütlesin, et ongi see uudisteportaali loomine. See tähendab seda, et iga kord, kui me kokku saame, me ei pea uudiseid vahetama. Me kõik teame, kus me oleme, mis me teeme ja mis toimub. Ja me saame kohe nagu keskenduda sisulise asjale, et isegi kui me ei näe väga tihti, isegi kui me ei johtu väga tihti, siis meil on see olemas. Nii et minu jaoks on ta ikkagi number 1. Tore.
ma tegelikult natuke alateemana kutsusin sind täna ka selleks siia, et rääkidagi sellest ühest toredast teemast nimega riigihanked. Jah, see tore oli jutumärkides. Tegelikult läheb paremaks. Läheb paremaks ja eks igal pool on omad mured ja rõõmud, et eks kõik, kes selles valdkonnas täna toimetavad, eriti loovagentuurid põrkuvad nende teemadega ja me oleme tihtipeale nagu jännis sellega, et kuidas siis loovtööd hinnatakse ja kas üldse hinnatakse, on ju, et mis siin nüüd lõpuks siis oluline on ju. Et kuidas sa kirjeldaks, et milline võiks olla ideaalmaailmas üks hea riigihanke protsess loovagentuurile? Ma arvan, see tegelikult esimene samm võiks olla Turundajate Liidu hangete juhend. Nii, see on küll 58 lehekülge pikk, aga see jällegi koondab kõik valdkonnad kokku. Sa kõigepealt loed selle sõnastiku ja vaatad, kas sa saad nendest sõnadest ja mõistetest samamoodi aru, nagu valdkond on selle paika pannud. Kui me ütleme, mis asi on meediaplaan, siis sa ei hakka nuputama hankijana, mis see meediaplaan on. Lihtsalt vaatad, saad aru, et kui sa selle sõna sisse paned, siis see tähendus valdkonnas tähendab seda sama, eks on ju. Et sõnastik on selline väga universaalne tööriist, kus me saame kõigepealt hakata rääkima samadest asjadest. Ja kui me räägime samadest asjadest, see on juba väga suur asi. Teine asi, mida võiks teha, on teha turu-uuring. Seda saab teha Tuliga koostöös, saab suhelda, saab rääkida, saab arutada, palju asjad maksavad. See on okei. Mina saan suhelda liikmetega, küsida, me saame anda mingid indikatsioonid, saame rääkida nagu põhjendamatult väikestest hindadest või nagu liiga suurtest hindadest. Me saame seda teha kõike enne, kui läheb see protsess käima. Siis, millest võiks kindlasti alustada, on lähteülesande koostamisel selgetest eesmärkidest. Gert Lee, kes on Taevas agentuuri strateeg, on öelnud, et väga hästi, et umbes 80% riigihangetest tegelevad inimeste mõjutamisega. Et võiks selgeks teha, et mida mõjutamiseks vaja läheb, mis on need kõige mõistlikumad tööriistad selle jaoks ja mis eesmärke üldse seata. Siis peaks olema sihtgrupp paigas, siis peaks olema eelarve paigas ja siis võiks anda mõistliku aja inimestele selle töö tegemiseks ja siis võiksid olla hindamiskriteeriumid, mis vastavad lähteülesandele. Ehk siis see, mida sa küsid, sa ka hindad. Et mitte see, et sa küsid ja siis lõpuks võidab see, kellel oli kõige odavam tunni hind. Ja? Et kõik, mida sa küsid, sa hindad ja sa hindad seda proportsioonis. Hinna osakaal ei ole, ma ei tea, suurem kui 50%, meie soovitus on isegi 20% väga tihti valdkonnas, et nendes hangete juhendi põhjal oleme sinna 20% suunise juurde jäänud. Aga taaskord oleneb muidugi ka hankest, aga mida rohkem on nagu loovust, mida rohkem on seda tööd vaja sisse panna, seda vähem peaks kaalu andma see, palju see kõik maksab. Olen täiesti nõus sellega, et igapäevaselt nii palju neid erinevaid hankedokumenti vaadatud, siis ma olen nõus sellega, et asjad on paremuse poole läinud, et just selle hinna ja loovuse osakaal, seal on veel tööd teha tublisti, aga need sammud on justkui nagu tehtud. Kuidas täna on? Palju siis küsitakse abi? Ma mõtlen, et kui me räägime riigihangetest, et palju sinu poole pöördutakse nende mõtetega? Liiga vähe ja liiga hilja. Aus vastus. Okay. Võiks pöörduda palju rohkem ja võiks pöörduda mitte siis, kui on hangete keskkonnas üleval ja öeldakse, et palun jagage oma liikmetele. Ja vist eelmine nädal saatsin kirja, et hea meelega jagaksin, aga kahjuks siin on 5 aspektis. Te lähete hea tava vastu. Et ma ei saa jagada enne, kui te need ära parandate ja siis jäime, see oli siuke agree to disagree, aga oligi see, et ma seisan ka nagu selle eest, et Turundajate Liit, kui me seisame selle eest, siis me seisame lõpuni selle eest ja pakkujad saavad teha seda tööd, et kui nad näevad kehvasti koostatud hanget ja nad on Turundajate Liidu liikmed, isegi kui nad ei ole liikmed, aga nad on nõus selle juhendiga ja selle hea tavaga, mis on paika pandud, kus on tõesti esile toodud seda hindamiskriteeriumites, seda loovuse versus hinna tasakaalu, et kui selle vastu on eksitud, on väga okei saata see sinna vastuseks, et palun lugege seda, võib-olla seda hanget ei saa parandada, mis juba üleval on, aga järgmiseks korraks on see seemneks, eks on ju. Et meie jaoks selle juhendile, et keegi ütleb ka, et mis õigusega me üldse nagu nõuame, et keegi seda loeb või nagu, et me ei nõuagi, aga meil ongi ikkagi see ambitsioon. Nii samamoodi nagu ITL-il on hangete juhend, on ametlik Rahandusministeeriumi juhend, on ka meil see
nii-öelda kokkuleppe Rahandusministeeriumiga, et ta läheb ametlikuks juhendiks. See tähendab see, et see on see hea tava, mida turg on kokku leppinud ja mis ongi ametlik soovitus ka Rahandusministeeriumist, et kui ta teed turundushanget, siis vaata seda juhendit. Väga hea mõte. See on suur asi ja see saab tehtud ja see tähendab seda, et kui sa seda ignoreerid, siis see on minu isiklik arvamus, siis see on juba natukene pahatahtlik. Et kui sul on kuskil hea tava paigas, et miks sa peaks minema nagu sellele vastu, sest see hea tava ei ole mitte mingiski mõttes nagu piirav. Ja. Ta on informeeriv, ta seletab seda valdkonda, ta nagu võimestab seda hankijat, ta harib seda hankijat nendest õigetest aspektides. Me ei eelda, et kõik teavad kõiki nüansse üritusturunduses. Ei tea ju. Ei tea. Ja selle selgeks tegemine on nagu palju raskem, kui hankida mingit näiteks, ma ei tea, mingit üksikut toodet või nagu ma ise toon näiteks pastakaid, et pastakate tellimine ei ole nii kompleksne. Nüüd mõni pastaka looja nüüd pahandab mu peale, eks on ju, aga mulle tundub, et lihtsalt meie enda valdkond on ülikompleksne ja mida rohkem me seda infot välja paneme sellises vormis, et nagu nii-öelda selle riigihanke korraldajal on kergem, seda parem. Sellest hinnast veel rääkides, et eks loovtööga ongi selline, et lõpuks et hind on väga oluline ka päeva lõpuks sellele, mis see nagu siis maksab, aga meil on paar korda ka alles hiljuti olnud seda, et tuleb riigihange ja seal on antud justkui loov ülesanne, aga ta pole andnud ühtegi valuläve ette, et tehke, on ju. Et tegelikult, kui sul on riigihange, siis ikkagi ju lõpuks umbes tead, palju sul sinna eelarvest on kuskil eraldatud, et miks siukseid asju nagu üldse, mis sinu arvamus on, tehakse, et kui sa tegelikult tead, et sul on selle ürituse või mis iganes asja jaoks, ma ei tea, on sul see 20 või on see 30 000 näiteks mingisuguse eelarve, miks sa seda välja ei ütle, et miks sa nagu kõik siis teevad midagi ja siis keegi otsustab, et ma teen alampakkumise ja teen selle asja 10 000, on ju. Ja see päeva lõpuks valid selle 10 000 töö ja sa ei ole rahul ju sellega, on ju. Et kas see on kuidagi seal kirjutatud, et ikkagi, et see eelarve oleks nagu olemas või kuidas see juhendus? Jaa, et meil ongi, et nagu fikseeritud eelarvete koha pealt see hinnakomponent peaks nagu veel olema väiksem. Sa tõesti tead oma eelarveteks, et miks seal hakata nagu mingid nagu nii-öelda nagu naljakalt käituma, et sa lõpuks ikkagi ju eelduslikult tead, et võib-olla kõige rohkem meie valdkonnale tegelikult liiga ja võib-olla terviklikult ka turundajate mainele see, et see minnakse nagu odavamat pakkumist soovima, et tegelikult turundus on ja turundushanked riigisektori jaoks või riigiasutuste jaoks, kes iganes neid korraldavad ja kohustus on korraldada riigihangete moel, see on meeletu nagu mõju ja nagu sellel on hästi suur väärtus, mida sa võid luua. Et seal hakata nagu seda senti taga ajama tundubki mulle natuke kummaline, et mida sa sealt täpselt nagu võita nagu proovid. Et mida sul seal nagu võita on. Et ma arvan, seda ei küsita enda käest liialt tihti, et kas ma tahan nagu päriselt head koostööd või ma tahan riigi raha kokku hoida. Sest meie sektor teab, et odavalt tehtud asjad on tegelikult raha raiskamine ka lõppkokkuvõttes. See on ressursside raha raiskamine, inimeste raiskamine, see on tulemused ei tule sellised, nagu klient ootab ja see rahulolematus siis süveneb nii pakkujate kui hankijate poolelt. Ja täiesti nõus selle koha pealt tõesti, et see see piirid peaks igatepidi paigas olema selles suhtes. Kui nüüd rääkida veel sellest nii-öelda loovuse hindamisest, mõnel pool, ma ei ole, võib-olla oskad mind parandada, aga kas ei ole mitte nii, et teatud loovad inimesed, näiteks arhitektuurivaldkond, teine kolmas koht saab ka, on ju, mingisuguse preemia, et kui sa mõtled näiteks, et on mingi päris suur hange, agentuur võib-olla kulutab selle kokku panemiseks peale kuu ja enam, on ju, kui nagu tõesti suur asi, teevad oma tasuta loovtööd, et kuidas riik võiks sinna nagu vaadata, et kui sa tellid, mingid piirmäärad, mingitest ma saan aru, iga asja jaoks võib-olla ei pea käima, aga et kas sellest on ka juttu kuskil tulnud, et kuidas loovust sellisel kohal hinnata? Jaa, et selles mõttes turundushangetes meil on ikkagi riigihangetel tasu maksmine, kui selline ei ole mingi praktika, mida siin praegu tehakse ja saaks üldse teha, eks on ju, aga idee konkursitel saab. Et minu teada üritusturundus tuli all on mõelnud just, et just üritusturundajatel võiks olla nagu idee konkursse rohkem. Et nende tasustamine on see, mis on lubatud ja saab teha, eks on ju. Ja teine asi, kui me räägime hangetest, siis see hange on natukene keeruline sõna, et mina alati mõtlen riigihange ja paljud mõtlevad ka suuri äriettevõtteid, kes teevad hankeid. Muidugi seal
peaks olema tasulised konkursid. Me kutsume neid konkurssideks või tasulisteks hangeteks, et kui teeb suur telko, teeb suur, ma ei tea, ettevõte, kes ei tee läbi riigihangete keskkonna, siis ei ole tal mitte ühtegi piirangut selle kohta, et ta ei võiks nagu maksta konkursil top 3-le tasu, aga see on hoopis teine selline juhend meil, et seal me lähtume hoopis teistest kriteeriumitest, sest seal ikkagi otsitakse koostööd, seal peaks kutsuma inimesi hangetele, peaks tegema sellist nagu chemistry meetingut või keemia kohtumist kliendi ja agentuuri vahel, peaks kutsuma ainult 3, on ju, mitte raiskama nii palju ressurssi. Et selle me oleme küll ära kraadinud, et ühe nagu hankel osalemise peale võib agentuuril minna suurusjärgus kuni 20 000 eurot tööd, tasuta tööd. Just. Et kui see on ebaproportsionaalselt suur ja seda ei tasustata ka ja hange on kehvasti koostatud, siis ma ei näe mitte ühtegi aspekti, kus on hankijal võita. Ja, nõus. Ta ei võida mitte mingis nagu valemis selles mõttes, et see on nagu valdkonna ressursi ja iseenda ressursside raiskamine, kui on halvasti koostatud hange üleval ja sinna lähevad osalised, ma ei tea, mis iganes põhjustel, aga on jätnud ka paljud hanked näiteks minemata, et neid kõnesid ma ikka saan, kui öeldakse, et aga vabandust, miks te ei osale, siis ma pean ütlema, et vabandust, teil on halb hange. No, et ei saa lõputult loota, et valdkond tuleb vastu. Sest kui sul on erasektoris kliendid olemas, siis Leho ütled, miks sa peaksid kulutama oma agentuuri töötunde kehvasti koostatud hankel osalemisele? Ega ei peagi, jah. Ei peagi ja sa loobudki. Valikuvabadus ja loobudki. Ja sa loobudki ja väga paljud loobuvadki ja ma arvan, see on kõige suurem mõjuvõim, mis tulil üldse saab olla, lihtsalt öelda, et lihtsalt halb, tehke selle järgi, kui teete, siis osaleme, kui ei tee, siis ei osale. Ja seda võiks rohkem kasutada, seda me liiduna oma liikmetele ütleme, et tõesti iseennast väärtustada, oma töötunde väärtustada, mitte see hinnatampimisega kuidagi minna ja olla kuidagi, minna nagu selle hullusega kaasa nii-öelda, et jääda endale kindlaks. Selle töötunni juurde ma tahtsin ka veel mõttena jõuda, et noh, agentuurina me müüme oma töötundi ja oma aega, eks ole. Et see on ka nagu, noh, see tihtipeale tuleb ette mingisuguste raamhangete ja selliste asjade puhul on ju, et täpselt see, et ise peale vaadates, kui sa lõpuks näed neid tulemusi, mis hindadega keegi on nagu pakkunud, et noh, täna sa ei müü 10 euro eest ja 14 euro eest päriselt enda nagu inimese aega on ju, et miks need pakkumised ikkagi siuksed nagu jõutakse lauale, noh, selle peale võimegi öelda, et aga noh, mis iganes tingimused lubasid ja võime ju pakkuda on ju. Et küll ja veel on neid pakkujaid täna näha, kes tulevadki väga absurdsete projektijuhi hindadega, et kas nad on motiveeritud seda tegema, sest hind on nii olulise kaaluga. Ja hind on nii olulise kaaluga. Ja nad tahavad võita seda. Nad tahavadki võita on ju, ja ju siis päeva lõpuks juhtub siis seesama, mis kuskil meediast ka läbi käis, siis Siseministeeriumi mingi hange oli seal, et umbes öeldi üles, kuna keegi hakkas kuhugi mujale vahele kruvima nii kõvasti, et noh, et ei olnud nagu lepingus justkui lubatud. Et kas seda on kuidagi nagu, noh, ma ei tea, eks seal siin on käidud erinevaid ideid, meil on omavahel põrgatanud, et ma ei tea, arvutada välja mingi keskmine siis või et kuidas see? See on turu harimine, selles mõttes hankijate harimine sellest, et nad tunneksid ära need ülemised ja alumised pakkumised. Minu teada, mul on see nii-öelda võib-olla loodetavasti mitte aegunud info, aga näiteks Soome riigihangetes on niimoodi, et ülemine ja alumine pakkumine automaatselt ei saa nagu et see võiks juba motiveerida. See on väga nagu selline konkreetne nüanss, eks on ju, aga kuna meil seda ei ole, siis mida hankija teha saabki, ongi ennast harida. Et kui ta näeb seda 14 eurost töötundi, eks on ju, ja ta saab küll nagu hindamises maksimum, tal läheks see punane tuli natukene nagu põlema, eks on ju. Aga kui see hindamise kaal on liiga suur, siis tal ei jää ka midagi muud üle, kui valida see kõige odavam. Aga mida väiksem on su hinnakomponent, seda rohkem sa saad ikkagi nagu endale seda paindlikkust, et see 14, jällegi 14 eurot tunnis ei ole kõige odavam alati riigile, kui see tulemus ei ole see, mida telliti. Just sellega et see on nagu, et see on seda mõtet saab ikkagi nagu, ja miks see valdkonnas seda tehakse, nagu, nii nagu me teame, et mõnikord on tarvis kuidagi saada see klient endale või saada see, ma ei tea, jalg ukse vahele, kas sa oled siis noor agentuur või ma ei tea, mul on raske neid põhjuseid võib-olla esile tuua, mul on väga vähe nagu olnud sellised avatud vestlusi nendega, kes teevad neid alumisi pakkumisi, et see ei ole meil ka nagu turul selline väga avatud info, et me sellest avatud kaartidega räägiks, miks keegi mingeid otsuseid mingil hetkel vastu võtab. Aga mida me saame teha, on harida hankijaid, et nad ei soodustaks seda keskkonda meie jaoks ka.
meil just hiljuti oli mingisugune, kus me osalesime, siis oligi nagu põnev vaadata, et nagu kõige kõrgem tunnihinne, mis pakuti, oli 85, on ju, ja kõige madalama oli ka 10-kas, on ju, et siis nagu, et noh, kuhu me siis nagu jookseme, on ju. et nagu, et kuskil on see kesktee kindlasti, on ju, et noh, et jah, see on arusaadav, et kui sa saad mingi raamanke, et võib-olla sa teedki mingi allahindluse, on ju, ütleme oma tavapärasest projektijuhtimishinnast, aga sa teed seda 10 või 14-ga, noh, see tekitab nüüd kõigi küsimusi. Väga suuri küsimusi, väga suuri küsimusi. Et see oleks nagu tõesti see koht, et nagu häirekell sellele, kes siis nagu selle laua taga istub ja mõtleb, et mis mu enda tunnihinne on ja kui ma siit maksud ära maksan ja muud mõtted on ju teen, et ma arvan, et mis tegelikult oleks kasuks, mida ei kasutata riigihangetes ka praegu väga palju, ongi tulile harva, mõned juba teavad kutsuda komisjonidesse valdkonna inimesi, kes ei ole konkreetsete ettevõtetega seotud. Ma ise olen käinud komisjonides ja see on alati olnud väga tänuväärne. Nagu minu jaoks ma näen, kuidas näiteks tuliliikmed teevad pakkumisi, eks on ju küll anonüümselt, aga noh, ikkagi pärast ma ju näen seda nimekirja, siis ma näen seda kvaliteeti, millega tullakse pakkumisel ja teiselt poolt ma saan nagu olla seal selleks peegliks, et seda nagu noh, et tõesti tuua esile, kui on mingi põhjendamatult madal hind või kuidagi mingi põhjendamatult ebaloogilised mingid kohad, eks on ju. Et komisjoni ka kaasata ikkagi eksperte, et oma majas sina oled selle teema ekspert, aga võib-olla turundusekspert üks hea kaasata näiteks ka väljaspoolt. Väga hea mõte. Meil hakkabki vaikselt aeg otsa saama. Ma arvan, me sellest teemast võiksime rääkida pikalt ja laialt. Kas sa tahaksid veel mõned mõtted siia lõppu öelda, et kui vahet pole, kas me oleme nüüd siin üritusturundus või mõni muu loovagentuur, et kui ta ikkagi hanke saab ette, et mis on need häirekellad, et ja on kas või noori alustava agentuur, et mis on need häirekellad, mille peale võib-olla kohe ei tormaks seda tööd tegema? No kui te näete, et neid esiteks on, kui on hinnapõhine, kõige esimene. Teine, kui eesmärk ja lähteülesanne ja hindamiskriteeriumid ei moodusta tervikut oma vahel, et see, mida küsitakse, ei vasta sellele, mida hinnatakse ja teine asi, et see, mida küsitakse, on ebamõistlikult mahukas ja võtab väga palju nagu aega ja taaskord, kui sa see ei hinnata, siis, noh, siis milleks sinna minna, eks on ju. Et alati ja kõikidele nii-öelda, kes iganes kokku puutub riigihangetega, tasub seda juhendit lugeda, sest seal on väga konkreetsed suunised antud ikkagi, mitte midagi sind ei piira seal mingeid asju tegema, aga lihtsalt selgitab, mida sul on sellest võita. Kui sa näiteks ei küsi liiga palju kvalifitseerimisfaasis mingit, ma ei tea, CV-sid või midagi, et sa küsid ainult nagu võitjalt, noh, et sa saad seda asja lihtsustada, et sul oleks lihtsam seda menetleda, turundajatel oleks lihtsam osaleda, et seal on tegelikult palju nüansse, mida saab teha. Meil on väga häid näiteid turul, mida tahaks esile tuua, et EIS üks asutus on väga hästi ja väga suure fookuse pannud oma hangete parandamisele, nii et kui sa ei tea, kuidas turundushanget koostada, siis on sul juhend ja siis ma tooks veel esile mõned tõesti EIS-i hanked, mis on nagu hästi koostatud, kust võib siis nagu inspiratsiooni saada ja näha, et mis teeb ühest hankest hea hanke. Väga tore. Ja ma arvan, igasugune tagasisidega kliendile on niisugune hea konstruktiivne, et mitte lihtsalt öelda, et ma ei osale, mulle ei meeldi, vaid igasugune põhjendus, et miks siis ei meeldi või miks ma ei tee, on ju, et nii see äkki see areng toimub käsi käes. Ja tuliga võib alati ikkagi ühendust võtta enne, kui ma ei tea, mis nupp seal riigihangete keskkonnas on, et mine laivi vast ei ole, see on ikka eesti keeles, et pane üles või ma ei tea, et võib ikka helistada enne ja öelda, et vaadake üle, kas siin on kõik okei. Et kas teie nii-öelda tippagentuurid, kes tulisse kuuluvad, on suuremad, kõige tuntumad ja kõige paremini nagu töötavad agentuurid, kas nemad on nõus osalema selle, et tasub saata ja me vaatame üle ja anname nõu vajadusel. Aitäh sulle! Ja. Nii et head sõbrad, kui on mured rõõmud, siis hangete osas siis alati tasub pilk pöörata sellele juhendile ja üheskoos, kui me koos need asjad ära teeme, siis usume, et üks päev me võidame niikuinii. Ja, just. Aga aitäh ja kohtume juba järgmisel kohvipausil. Ja.